Kogukond, see oleme meie. Kogukonnal on ühised väärtused, ühised tõekspidamised. Kogukonnana me saame panustada teineteise, üksteise väärtustesse palju enam, kui seda teha indiviidina. Kogukondade arendamine praktikas tähendab eelkõige teineteise mõistmist, koos liikumine püstitatud eesmärkide poole, koos ärategemise rõõmu ja kogukond kui selline peab olema pidevalt kasvav, pidevalt heaolule suunatud ja ühiste väärtushinnangute kasvatamine. Miks on oluline? Pigem juba sellepärast, et riik, see oleme meie. Kui me võtame indiviidi tasandil ehk üksikisiku tasandil, siis me ei pruugi naabriga läbi saada. Me ei pruugi külas hakkama saada. Kui me oleme kogukond, siis me mõistame teineteist, me leiame ühised väärtused, me teame üksteise tugevusi ja neid kõiki ära kasutades me saavutame heaolu, kus meil on kõigil hea olla. Sellel õppekaval ma olen õppinud seda, et ma oskan endasse vaadata, ma oskan märgata enda kõrval teist inimest. Ma mõistan sõna kogukond ja selle tähendust. Ma enam ei kasuta lihtsalt sõnakõlksuna sõna kogukond, vaid see on minu jaoks väga suure mõttega, väga suure tähendusega. Ma ei laperda enam nagu sügisene vahtraleht. Ma pigem vaatan endasse, vaatan enda ümbritsevaid inimesi ja ütlen seda ja mõtlen seda, mis päriselt meile kõigile korda läheb, et ka minu kõrval oleval inimesel oleks hea ja rahulik ja turvaline olla. Ma tulin siia õppima sellepärast eelkõige, et aru saada iseendast, aru saada meid ümbritsevatest inimestest, aru saada oma sõpradest, aru saada, kuhu me võiks teel olla ja kus me täna teel oleme. See õpe, see 2 aastat on mind pannud mõtlema ja arendanud selles suunas, et ma ei ela ainult iseendale. Ma elan Eesti riigile, ma elan inimestele ja ma märkan enda ümber teisi ja ma saan aru, kui nad ei mõista teinekord mind või teist lähedast. See on avanud mind mitmes tahus, mitte ainult need õppekaval läbitud ained, vaid ma mõistan nüüd iseennast, teisi, mõistan kogukonda ja mõistan neid väljaütlemisi, mida teised kas minu või siis kellegi teise kohta ütlevad.